tere! Estakaal, Tallinna Ülikool, BFM, uurimismeetodite lektor. Tutvustan teile oma e-kursust uurimismeetodid ja andmekogumine, mis on üles seatud HTM Moodle'i keskkonda. See kursus on mõeldud kommunikatsiooni eriala bakalaureuse tudengitele eesmärgiga valmistada neid ette uurimusliku lõputöö edukaks kirjutamiseks. Tegemist on põimõppega, ehk et lisaks sellisele iseseisvale tööle e-kursuse materjalidega me kohtume üle 2 nädala Zoomis seminariks, selleks, et kinnitada eelnevate nädalate teemamoodulite teadmisi läbi praktiliste ülesannete lahendamise või siis esitavad tudengid rühmatöödena ettevalmistatud ettekandeid. Ja kogu kursuse selline nii-öelda sisu, aga ka õppimisprotsess ja selle mõistmist toetavad materjalid on koondatud siis esimese teemapaneeli alla oluline kursusest. Õpijuhise puhul siis raamatu formaadis ja peatükkidena võime näha siis kirjeldust nii hindamisaluste kohta kui õppematerjalide iseseisvate tööde kohta. Ja kõige ülevaatlikuma pildi kursuse sisust ajab nagu graafiku mõttes annab tabel 1, kus on siis näha teemad, selle teemade läbimiseks kuluv aeg, seminarid, arvestuslikud tööd nädalate lõikes. Ja lisaks sellisele üldisele plaanile on olemas ka nende nädalate teemade detailsem sisukirjeldus, taaskord ülesanded nii kohustuslikud kui soovitused ja neile kuluv aeg. Oluline kursusest moodul sisaldab veel eneseanalüüsi, mis võiks olla siis selline stardikoht, et kursuse lõppijad hakkaksid mõtlema oma arengule õppijana, aga loomulikult ka arengule selle aine teadmiste raames. Eraldi võiks tutvustada ka sellist ülesande formaati, mis puudutab siis nende esitluste teemade valimisele, et siin on näidatud kõigi nende esitluste teemad, materjalid ja millisel nädalal see esitlusele tuleb ja siis õppijad saavad endale valida kas teema või partnerite järgi, sest ka need teised registreerunud on siin näha. Üldpildis on kõigi teemade moodulite läbimine näha sellel edenemisribal. See funktsioon meeldib mulle endale ja meeldib ka õppijatele väga, sest iga see lüli kirjeldab ära ühtlasi ka selle teemapaneelis sees olevad ülesanded ja annab märku, millised nendest on tehtud, millised pooleli või siis alles alustamata. Eksamitööde ülesanne ja juhend on seotud siis varasemate ülesannete läbimisega, antud juhul siis kõigi teemade enesetestide läbimisega. Need enesetestid ei ole hindelised, neid võib sooritada palju kordi ja oma olemuselt on nad siis ette antud vastuse variantidega testid selle kursuse mooduli sisu kohta. Eksamitöö enda esitamine toimub sellises tavapärases ülesande keskkonnas, kuhu siis saab laadida üles dokumendi eksamitööga ja mina õppejõuna saan sellele tagasisidet anda nii siis hindepunktide näol kui ka kirjaliku sellise kommentaaridena. Kalendri funktsioon siin kõrval pakub ülevaate lähenevatest sündmustest ja üheks selliseks sündmuseks on kursuse lõpus antav tagasiside. See on olnud väärtuslik selleks, et saada ideid kursuse edasiarendamiseks
ja teine, mis on pakkunud tegelikult head sisendit mõistmaks, kuidas õppijad nagu tunnevad ennast ja kuidas see kursus on toetanud neid õppija teel, on needsamad enesereflektsioonid, millest ma olen mõistnud, et selline iseseisev materjalidega töö on õppijaid toetanud, et paljud kirjutavad, et nad endalegi üllatuseks avastasid, et see sobib neile, või siis vastupidi, et see ei sobi ja selle nagu teostamine või niimoodi õppimine on suur väljakutse enesedistsipliinile. Aga kindlasti on sobiv neile selline paindlik õppimisajavalik nädala piires, et kõik on kinnitanud, et see toetab neid aine läbimisel. Olgugi, et see on mahukas ja nende jaoks väljakutsuv sisus. Aitäh kuulamast!